Guten Tag ehk tere päevast kõigile, kes on kohale jõudnud ja kes on tulemas. Kiitus Jumalale hea aja ja hea ilma eest. Ja imelise võimaluse eest olla koos osaduses usurahvaga. Kui palju sellest on hea meel? Nii palju, kellel on hea meel. Minul ka on hea meel, sellepärast, et tegelikult on ju väga hea aeg. Kui saab niimoodi koguneda, tulla ja väljas ei saja pussnuge, vaid ainult päikest, tänu Jumalale. Ja. Nii et see on nagu suurepärane. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et seegi on väga imeline, kui Jumal räägib. Olete mõelnud? Nii kaua, kui ta räägib, nii kaua on kõik hästi. Ja olete selle peale mõelnud ka, et nii kaua, kui ta saadab nagu käskjalgu või saadikuid, nii kaua on ka veel väga hästi. Ja kui tulevad tema inimesed, kes kannavad tema võidmist, on jälle hästi. Et seda heade asjade loetelu võiks nagu jätkata, aga minu arvates see väärib seda, et ma tahaks väga au anda Jeesusele, kes on tegelikult see, kes ehitab oma kogudust. Halleluja. Et oleme tänulikud Jeesusele, kes ehitab oma kogudust ja sellisel moel, nagu ta heaks arvab ja nagu ta vajalikuks peab. Ja oleme tänulikud, vähemalt meie või mina tahaks olla tänulik, et meil on hea söök, vaimulik roog. Halleluja. Kes annab seda rooga? Jumal, täpselt. Kes toob seda rooga? Jumal. Halleluja. Kes selle valmis seab? Jumal. Ja mis mina teen? Täpselt, võtan vastu selle kõik, mis on Jumalalt ja mis ma veel vastu võtan? Ma võtan veel vastu teadmise, et ma ei ole ainult selleks ka siin, et ise saada täita Jumala sõna, vaid ma võin ka niimoodi mõelda, et ma olen siin selleks, et kui Jumala värsked veed templist on mind jootnud, siis ma olen virgunud väga rohkem ellu kui ennem. Ja on öeldud, et see vesi parandab ja tervendab. Ja on öeldud, et keda iganes see vesi puudutab, see elustub. Et, mis point on? Point on see, et ma mõtlen suure pildi peale ja juhul, kui templist, kus on tempel praegu? Meie sees või seal Toompeal või kus kohas. Anita arvab, et meie sees. Ja teised ka arvavad, et meie sees, siis meie templist tuleb see vesi, jah? Elav vesi või siis ei tule. Ja, aga kui tuleb, siis see elustab neid ümberringi, kes võtavad seda vett ja äratab nad elule. Juhul, kui nad ei ole vaimulikult väga elusad. Mõnikord me vajume ära erinevatel põhjustel, aga Jumal on see, kes elustab meid erinevatel põhjustel. Olete tähele pannud? Ja. Mõnikord kodus ka perekond. Üks või teine perekonnaliige on külm, aga kui teine temaga suhtleb ja teda rõõmustada suudab ja oskab ja tahab, me kõik sulame üles ja elustume. Halleluja. Ja samamoodi teeb Kristus oma kirikuga, et ta tuleb ja elustab meid. Ja minu arust see on suur privileeg ja rõõm, et ta nii teeb, et seda vastu võtta. Halleluja. Ma loeks lühidalt selle jutu ka nüüd kinnituseks. Hesekeli 47. See on see templi jutt, eks ole, nagu te teate.
47, jah. Siis ta viis mu tagasi templi ukse juurde ja vaata, vesi voolas läve alt ida poole. Siis ta viis mu välja põhjavärava kaudu, laskis mind minna väljaspoolt ringi välimise väravani ja vaata, vesi vulises parempoolsest külgseinast. Kui mees läks välja ida suunas, siis oli tal mõõdunõr käes, ta mõõtis 1000 küünart, laskis mind veest läbi minna, vett oli pahkluudeni. Ta mõõtis taas 1000 ning laskis mind veest läbi minna, vett oli põlvini. Ta mõõtis taas 1000 ning laskis mind läbi minna, vett oli niueteni. Ta mõõtis taas 1000, jõgi, millest ma ei saanud läbi minna, oli nii sügav, sest vesi oli kõrge, vesi oli paras ujumiseks, jõgi, millest ei saadud läbi minna. Ta küsis mult, kas sa oled seda näinud? Ta saatis mind tagasi sama teed kallast mööda ja kui ma tulin tagasi, vaata, oli jõe kaldal väga palju puid, nii siin kui sealpool, ta ütles mulle. Need veed voolavad idapoolsetele aladele, jooksevad alla lagendikele ja jõuavad merre. Nende merre jõudes paraneb seal vesi. Halleluja. Kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu iganes need jõed tulevad, virguvad ellu ja seal on väga palju kalu. Sest kui need veed jõuavad sinna, vesi paraneb, siis virguvad kõik ellu seal, kuhu see jõgi tuleb. Ja kalamehed seisavad selle ääres, seal on igasuguseid kalu, nagu suure mere kalu väga palju, aga selle soised kohad ja mülkad ei parane, need jäävad soolaseks. Ja jõe ääres selle kaldal siin sealpool kasvab kõiksugu viljapuid. Nende lehed ei närtsi ja vili ei lõpe. Nad kannavad igas kuus uudse vilja, sest vesi nende jaoks voolab pühamust. Nende vili on toiduks ja nende lehed on terviseks. Tänu Jumalale. Halleluja. Ja alguspalve, sõbrad, olekski selline. Issand, lase oma veel voolata täna. Halleluja, et me oleks nii pahkluudeni, keegi oleks põlvedeni, keegi oleks, ma ei tea, rinnuni sees, issand. Lase oma elustaval veel tulla, nii palju kui keegi vajab, nii kuidas sa kedagi joodad, issand. Tänu sulle, sinu pühavaimu hoovusest Eestimaal, mida sinu sõnumitoojad toovad siia. Tänu sulle, et meil on silma näha ja kõrva kuulata ja vastu võtta ja sinu vaimu, issand, nautida, issand, ja täituda sellega, uueneda, elavneda, terveneda ja elustuda. Ja mitte ainult meie, aga need ka, kellega me kokku puutume. Et kui meie sees on see elav vesi elustunud, me puudutame teistega kokku ja elustame neid ja nende veed tabavad ka neid ja nende tuttavaid. Ja elav vesi liigub, tervendab ja parandab meid kõiki. Halleluja. Ja meie ümbritsevaid inimesi, sugulasi, sõpru, töökaaslaseid, ma ei tea keda kõiki, kus kohast, issand. Aga sinu veed, kui nad tulevad sinu elavast templist, elav vesi, sinu elav sõna on sõna, issand. Ja tänan, issand, et sinu sõna on see, millega loodi maailmad. Sa ütlesid sõna ja ei olnud jõudu, mis oleks julgenud vastu seista sellele, vaid maailmad tekkisid. Ja kui maailm tekkis, nii nagu sa tahtsid, sinu sõna tegi selle, mis oli talle meelepärane. Täname, et sinu sõna on tõsine sõna, raske ja tugev. Ja kui sinu sõnad tulevad täna ja puudutavad meid, nad toovad muudatuse, vajaliku muudatuse meie eludesse, meie saatustesse, meie toimingutesse, keda tervendavad, keda äratavad, keda parandavad, keda õnnistavad, keda juhatavad. Halleluja. Tänu sulle selle eest, Jeesus, et sina hoolitsed oma koguduse eest. Tänu sulle selle eest, et sina täidad oma kogudust. Sina parandad, ehitad üles oma kogudust. Jeesuse võimsal nimel. Halleluja. Tänu sulle, issand. Issand, aga me ei ole siin ka ainult selleks, et võtta. Me tahame sulle ka anda. Me tahame sulle anda midagi. Mida me tahame sulle anda? Me tahame sulle anda au, ülistust ja tänu. Sellepärast me ütleme oma hingele, Taimari hing, kiida issandat. Kiida issandat. Taimari süda, hõiska
ja rõõmutse kõikide tema heade, auliste, suurte tegude eest. Kiida teda, anna talle au ja tänu, mida ta tõeliselt väärib. Sest me ei ole koos siin mitte selleks, et ilma nautida, vaid selleks, et Jeesust austada. Jeesus, me tahame sulle järgneva pool tunni jooksul anda au, kiitust ja tänu nende lauludega, mida... te olete siin juba. Ma nägin teid just seal. Auda sulle tänu, issand. Sina väärid seda tänu. Sa väärid. Sa oled väärt meie austust ja tänu. Sa oled meid hoidnud, kaitsnud. Ja kui suur arm on, et katus on pea kohal, raha natuke taskus ja väljas ei ole sõda, vaid päike. Halleluja! Jumal, me oleme sulle tänulikud rahvas. Luba, et see nii jääks. Luba oma armul jääda Eesti maa peale. Luba oma armu päikesel jääda paistma siia peale. Ära lase seda kuidagi ära viia. Ja me keeldume teenima ükskõik millist ebajumalat, sest Jeesus Kristus on meie Jumal. Kiitus ja ülistus, igavesest ajast ülistus temale. Halleluja! Teeme aplausi Jeesusele. Me austame sind, kuningate kuningas. Ole tere tulnud täna siia. Kallis püha vaim, tule sina. Tule sina. Tule sina. Tule, kallis püha vaim, tule. Täida meid kõiki, kasuta meid kõiki. Tõuseme püsti ja valmistame ennast. Avame ennast temale, avame oma südame kõigepealt, ütleme, avan oma südame Jumalale. Avan oma suu Jumalale. Lasen kiitust tulla ja vohada issanda ees. Las sinu trooniruum tulla alla. Kirjutatud on ülistuse peale. Paned sa oma trooni. Las see troon täna tuleb, siseneb siia. Las sinu au, Šikaina au tuleb esile. Las sinu tänu ja armastus tulla esile. Jeesuse nimel. Issand, me ootame sind. Me armastame sind. Me austame sind. Me õnnistame sind. Me ülistame sind. Me kiidame sind. Et sina oled seda väärt. Keegi ei tule mind siia tulnud vaatama ega midagi teist, vaid me oleme tulnud sind siia vaatama, kuulma Jeesus sinu vaimu kaudu. Halleluja, halleluja, halleluja. Sinna, kus oli öö, su arm elustas ja kurbuses sai rõõm. Sa tõid valguse taas sinna, kus oli öö. Su arm elustas ja kurbuses sai rõõm. Sa pöörasid suuks, sa pöörasid mu kurbuse rõõmuks, sa pöörasid mu leivamise tantsuks, sa pöörasid mu kurbuse sa lõid uueks kõik, ma seisan kindlal kaljul. Mu sees jubeldab kõik, mu südames kiitust au. Sa lõid uueks kõik, ma seisan kindlal kaljul. Sa pöörasid mu leinamise tantsuks, sa pöörasid mu kurbuse rõõmuks.
pöörasid mu kurbuse rõõmu. Sinuga ma võidan kõik, 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 sinuga ma. Sa pöörasid mu leinamise tantsuks, sa pöörasid mu kurbuse rõõmuks, sa pöörasid mu leinamise tantsuks, sa pöörasid mu kurbuse halleluuja, oh sa oled hea issand, me kiidame sind, oh halleluuja, tänu kuulub sinule austus, sa oled hea, sa oled hea, sa oled hea, sa oled nii hea issand, sa oled hea issand. headus, halleluuja.
palutame korra keeltes ka, teeme ennast lahti, ararabakasikia. Illarama, kidamamamamakaja. Issanda vaima, muutalarabatokeja. Ishakata, matakata. Tee ennast lahti, tänu Jumalale, me kõik oleme ülistajad. Jumal ootab meid kõigilt ülistust, halleluja. Igat ühte sikkurama anda. Ollurabata leverevete verekia. Harabata mata kaya mama. Ola roma mama. Ela mama remo mama. Ela mama. Ülistus Jeesus, rama.
We glorify you, Jesus. We glory you, Jesus. Marvelous King, King of kings, Lord of lords. We give you all worship because you're worthy that. Jesus, Jeesus, Jeesus, Jeesus. Täname sind, täname. Kuningate kuningas, pöörame oma silmad sinu peale. Sina oled see, kes maksis meie eest kõik meie võlad. Sina lunastasid meid. Sina oled meie saatuse isand. Sinu käes on meie saatus. Jeesuse nimel lihtsalt. Täname, kiidame, kiistame. Parem on üks päev sinu ees, kui muid tuhandeid. Parem on üks päev sinu ees, parem on üks päev sinu ees, parem on üks päev sinu ees, kui muid tuhandeid. Parem on üks päev sinu ees, parem on üks päev sinu ees, parem on üks päev sinu ees, kui muid tuhandeid. Parem on üks päev sinu ees, parem on üks päev sinu ees, parem on üks päev sinu ees, kui muid tuhandeid. Kui armsad on su hooned, kui armsad on su hooned, kui armsad on su hooned, issand Sebaoot. Kui armsad on su hooned, kui armsad on su hooned, kui armsad on su hooned, issand Sebaoot. Kui armsad on su hooned, kui armsad on su hooned, kui armsad on su hooned, issand Sebaoot. Parem on üks päev sinu ees, parem on üks päev sinu ees, parem on üks päev sinu ees, kui muid tuhandeid. Better is one day in your house, better is one day in your house, better is one day in your house than thousands elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your courts, better is one day in your courts than thousands elsewhere. Parem on üks päev sinu ees, parem on üks päev sinu ees, parem on üks päev sinu ees, kui muid tuhandeid. Parem on üks päev sinu ees, parem on üks päev sinu ees, parem on üks päev sinu ees, kui muid tuhandeid. Kummarda ja põlvita, heitkem maha oma looja valgete. Kummarda ja põlvita, heitkem maha oma looja valgete, sest tema on meie Jumal ja meie tema karjama rahvas ja lambad ta käe all ja lambad ta käe all, sest tema on
Ja kallid sõbrad, te võite hetkeks istuda. Meil on mõned külalised siin, keda tahaks tutvustada. Ja täna on siin inimesed, kes on Saaremaalt. Tahate tõusta püsti korraks, palju on Saaremaalt tulnud. Teeme neile ühe aplausi. On siin kedagi Saaremaalt? 2 inimest, 3, 4, 5. Ja. Kas keegi on Võrust tulnud äkki või ei ole? Mitte kedagi ei ole, tänu Jumalale. Aga keegi on Rootsist tulnud või Hiinast? Keegi oli või? Ahah, ma ei näinud. Ja tervitaks siin ka, Tuia lehvitab Rootsist ja pastor Maksim on Šeilamäelt. Ja pastor Maksim, would you come and give some greetings quickly for all Estonians? He is our co-worker, partner in our TV program, so we work together in this area. Me töötame selle alal koos, et ta on meie koostööpartner siis televisiooniprogrammide tootmisel ja tema pool on nagu eetrisse laskmise pool. Nii et ta on pastor Sillamäel ja ta annab oma tervituse. Да, вам большой привет из Силамяя. И я сегодня здесь вместе с моей женой Леной. Tervitused siis linnast nimega Sillamäe ja olen täna siin teie oma abikaasaga. И каждый день мы встречаемся с Господом. Ja iga päev me kohtume. А этим утром мы с Господом встретились вместе с вами здесь, на этом месте. Iga päev me kohtume ju Jumalaga, aga täna me kohtume Jumalaga koos teiega siin selles paigas. Аллилуйя. Halleluja. И пастор Таймер уже сказал, что мы сотрудничаем уже продолжительное время. Ja pastor Taimur ütles, et me juba pikka aega teeme koostööd. И я вот буквально вспомнил, что, наверное, первый раз я очень близко сидел за одним столом, это в 2006 году, когда пастор... 2006. 2006. aastal istusime esimest korda nagu laua taga pastor Taimuriga. Помню пастора Таймера, его супругу Арду. И мы были в Тойло, и приезжал пастор Ансел Мадабука. Ja me olime Toilas sel ajal ja sel ajal oli külas meil pastor Ansel Madabuko. Это было особенное время. Ja oli eriline aeg. Такое революционное. Selline revolutsiooniline aeg. Я знаю, что это благословило их как семью, и также это благословило нас. Ma tean, et see õnnistas nende peret ja see õnnistas ka meie peret. И я хочу передать привет также не только из Ида-Вирума, ja tahan anda mitte ainult Ida-Virumaalt tervitusi edasi, vaid но также от всех людей, которые смотрят передачи «Бог действует», и также другие передачи телеканала ТБН Балтия. Ja kõiki neid saateid, mis TBN Baltial ja Jumal tegutseb, saateid vaatavad. И поверьте, таких людей очень много. Ja neid, kes vaatavad neid saateid, on väga palju. Мы очень часто думаем как-то про Эстонию. Ja väga tihti me ainult mõtleme nagu Eestimaa üle. А таких людей очень много за пределами Эстонии. Aga neid inimesi, kes vaatavad neid saateid, on kaugemal. Однажды один пастор, который приехал из Владикавказа, вдруг сказал, что он смотрел передачу «Бог действует». Ja ükskord ma sain kokku ühe Vladikavkazi pastoriga, kes ütles, et ta vaatab ja jälgib saadet Jumal tegutseb. И также был еще пастор из Краснодара, который сказал, что я смотрю. Üks pastor Krasnodarist, kes ütles, et vaatame neid saateid. Это, скажем так, два случая, которые дошли до меня лично. Ja need olid nüüd 2 juhust, kus nagu minuni see info jõudis. Ну, конечно же, из других стран, из США, Германии, Беларуси, Украины. Saksamaalt, Valgevenest, Ukrainast, Казахстан, Азербайджан. Азербайджанist inimesed vaatavad. И те люди, которые как-то пишут, они передают привет всем служителям, всей команде, которая действует вот в служении телевидения. Nii et need inimesed, kes vaatavad, saadavad kommentaare, kirju ja tänavad kõik kogu meeskonda ja kes tegelevad selle saate ülekandega. Halleluja. Teeme ühe aplausi talle. Aitäh. Thank you very much. Ja siin on siis ka täna mitmesuguseid Suleveid, keda me pole ammu näinud. Kas esindame Riiat, Sulev või? Taevariiki esindame hoopis, jah.
nii et inimesi, kas keegi Leedust ka tuleb, Samuel, sa kus sa tuled? Kuskilt Argentiinast äkki võib-olla, taevast. Keegi ei taha minu maailma osalusega nõus olla, kõik räägivad, et tulevad taevast. Olgu nii. Jah, ega siis midagi. Ma tahtsin ka öelda veel, et meil oli teisipäev siin koosolek ja väike piiratud niisuguste sisemiste inimestega, töötegijatega. Sinna teisi nagu ei kutsutud ja siin oli nagu imelisi asju. Ma tulin tohutu peavaluga Mariile vastu. Väga halb oli olla. Mina sain selle laulu omale, millega sa täna saadet alustasid või tähendab siin alustasid. Kuidas see oli, et ma pöörasin ringi su saatuse või. Ja tohutult halb on olla, ta annab mulle sõna rõõm. Rõõm on sees, ma mõtlesin, no tere tulemast. Tohutu rõõm. Mitte midagi nagu ei olnud ja paari tunni pärast siis järsku ma sain aru, et mul on rõõm sees ja kõik on muutunud. Nii et sa pööra siit. Kuidas see oli? Ringvingumise tantsuks või mismoodi see oli. Kuidagi ma ei mäleta, mis need sõnad olid. Ja. Nii et tänu Jumalale, kes on hea, kelle heldus kestab igavesti. Ja mis siin ikka, kui ma kedagi ei näinud, andke mulle andeks. Aga teeme üksteisele ühe tere tulemast. Ütleme, tore, et sa said siia tulla. Anna talle käsi. Ütle oma naisele, kui ta on su kõrval, et tore, et sa tulid siia. We just welcome ja. Ja come, Marie, please. Ja siis keegi on tulnud veel kaugemalt, kui teie olete tulnud kokku Austraaliast. Marie, teeme talle ühe aplausi. Marie, please. Yes, please come forward in Jesus' name. Everybody is ready for you and very happy. I take my things away. Yeah, Alan. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We thank you, Father. Täname sind, Isa taevas. Lord, we come to you. Issa, me tuleme su ette. Let our hearts be changed. Las meie südamed Let them muutuga be renewed. ja uueneda. We're flowing from the grace that we find in you. Me voolame selles armust, mis sinust lähtub. I've come to see Tulen, et näha the weakness nõrkust, I see in me mida ma näen endas. is swept away See on pina by pühitud the power selle väe poolt, of your love. sinu armastuse väe poolt. So I thank you, Holy Nii Spirit. et ma tänan sind, Püha Vaim. I thank you, Father God, Tänan Jumal in Isa, whom we put our trust. kellesse me paneme oma usalduse. We honor you. Me austame sind Above all, üle kõige. there is none like you. Ei ole kedagi kui sinu We sarnast. thank you for the release Täname sind selle of what vabastuse is eest, happening in the world today. mis on toimumas maailmas. We are forever grateful, Ja me oleme igavesti Lord tänulikud. Jesus, that you came Isand Jeesus, et sa tulid to save the lost. päästma neid, kes on kadunud. That is our whole venture, See on kogu meie ettevõtmine. is your great commission Sinu suur missioni to käsk, go et minna into all the world kogu maailma and preach the gospel ja kuulutada with evangeeliumi your signs and wonders and miracles. imede ja tunnustähtedega. So we thank you, Nii et Lord. me täname sind. But humanly speaking, Aga siin, kui me räägime, this is impossible. see on võimatu. For without you, Sest ilma sinuta we can do nothing. me ei saa teha Without your midagi. mercy, Ilma sinu halastuseta all my efforts are in vain. kõik meie pingutused on So we tarbetud. cry out for this nation Nii et me hüüame selle and the rahva pärast nations of the world ja maailma rahvaste pärast, to move your sovereign hand et sa oma suveräänset across kätt the nations liigutaks üle nende maade and open up the way, ja avaks ühe tee. the heavenly way. Oh, Father, Taevase tee, Isa. you say your will be done, your kingdom come, Sinu riik tulgu, sinu as tahtmine it is sündib, in heaven. nii nagu taevas. God help us, we pray, Father, Isa, aita that meid ja you will palun, help us, et sa aitaks meid, because we need your help. We sest me really vajame su abi. need you. Lord, we need you. Me vajame sind, Issand. So I thank you. Nii et me täname sind Thank you for this release now selle vabastuse eest praegu in all our hearts, kõigi meie südametes, because we love you. sest me armastame sind. Oh, how we love you, Kuidas me Jesus. armastame sind. All our lives are spent Kõik meie such elud a short time. on sellised lühikesed. We are mere vapors, Me oleme nagu aur and yet you have seen fit ja siiski sa oled meid
to meie pole come vaadanud , as you came nagu sa tulid in the flesh lihas and dwelt amongst us. ja elasid meie keskel . And indeed now, Lord, Ja you tõepoolest, are issand, soon to return. sa tuled varsti tagasi . So we thank you, Father. nii et me täname sind , isa , We thank you, Jesus. täname sind , Jeesus . So now we're going to have a look. Hello, everyone. tere kõigile , Lovely to see you all. väga tore teid näha . My brothers, my sisters, minu õde , vend , õned ja and our õppenõu Heavenly Father. ja meie taevane isa . We are coming into such revelation of that one church, I can tell you. tuleme sellesse ilmutuse siin koguduses . We are not mere me ei acquaintances. ole lihtsalt tuttavad , We have a reality, meil on üks an reaalsus , incredible reality väga eriline reaalsus , about who we are. kes me oleme And it's fast happening. ja see on juhtumas No division, ei mingit no lahknet ja separation, mingit eraldust , no churches, ei mingit little kiriku churches, värki , big väiksed churches, kogudused , one suured , big church üks suur kogudus , made up of you and I. kes koosneb sinust ja minust We begin to realize what church really is. ja me hakkame aru saama , mis kogudus When we tegelikult on . begin to realize what has been happening these last few years. kui me saame nüüd aru , mis nendel viimastel aastatel sündinud on , Let's now have a look at, we honor you, Jesus. me austame sind , Let us Jeesus . just have a look at Ephesians chapter 1. vaatame Efesuse kirja esimest peatükki And we're looking at verse 19. ja 19 salm , And what is the exceeding greatness of his power towards us, mis on who tema ülemäär , believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, he set him on the right hand in heavenly places, far above all the principalities, power, might, dominion, every name that's named, not only in this world, but also that in which is to come. He's put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes , kes usume tema jõutugevuse mõjul , millega ta on olnud mõjuv Kristuses , kui ta tema surnust üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas . kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime , mida nimetatakse mitte ainult selles , vaid ka tulevases maailmas ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele , kes on tema ihu , selle täius , kes kõik kõiges täidab . Our God reigns. meie Jumal valitseb , He rules this planet. tema valitseb selle planeedi üle The word tells me ja sõna ütleb mulle , that he is above all the principalities, powers, every name that's named, ta on üle iga not only valitsuse this võimu world, but the world to come. ja iga nime , mitte ainult selles maailmas , vaid ka tulevases . And it says he has everything under his feet. ja ta ütleb , et kõik on tema jalge all . That includes the devil, see kaasab ka saatana , his resurrection power, tema his ülestõusmisvägi , victory on the cross, mis siis sai ristist freed alguse , us from sin, tegi meid a vabaks new patust life within. ja uus Praise elu the meie Lord, sees . we're born again to win. me oleme uuesti sündinud , et võita . We're looking at where it says nüüd me vaatame , kus see ütleb , that he is above every name that's named, ta on üle iga nime , not mis only in this world, mitte ainult selles but the maailmas , world to come. vaid ka tulevases . So the Lord Jesus Christ, et isand Jeesus Kristus , the King, kuningas , is above King Charles III. on üle kuningas Charles III He's above Putin. ja Putini , He's above Donald Trump. ta on üle Donald Trumpi He's above all the governments. ja kõigi valitsuste , Why? Because Miks? he rules them. sest tema valitseb We neid. must get this right, church. me peame selle saama Begin õigesti to know who our Lord is. oma peas ja teadma , kes And meie we issand on thank you, Father, ja me täname sind , isa , that you will give us much more revelation on these et scriptures. sa annad meile nendest kirjakohtadest rohkem ilmutust . When we're looking at chapter kui 2, me vaatame teist Of peatükki , Ephesians. sama kirja , Efesuse and it kirja says in verse 6, 2 ja 6 and has raised us up together, made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. ja meid ühest temaga üles äratanud ja ühest temaga asetanud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses . That means see we tähendab are seda , ruling and reigning with Christ in the heavenly places. et me valitseme koos Kristusega taevastes paikades . I'm reigning with Christ in heavenly places. ma valitsen koos Kristusega taevastes I'm paikades . victorious
For the devil is under our feet. ma olen võidukas, sest saatan on jalgade all. His resurrection power, tema ülestõusmisvägi, his victory upon the cross, tema võit risti peal freed us from sin, tegi meid a vabaks new patust life within. ja uus elu meie Praise sees. the Lord, we're born again. Oh yes, we're reigning Tänu with issandale me oleme Christ in heavenly places. uuesti And sündinud. we'll rule and reign with him forevermore. Do you understand? saate aru, Who are we? kes me oleme? Really? tõepoolest, We need to wake up to me peame it. nagu üles ärkama sellele. Start to see what God has given to those that love him, and you are all called for a purpose. ja hakkame ütlema nendele, kes veel ei tea, mis Jumal on öelnud. We are all ministers. me oleme kõik We are teenistajad, priests, kings, we are sons of God. preestrid, kuningad ja Jumala pojad. And we need to find out what our duty really is. ja me peame leidma kätte, mis meie ülesanne A tegelikult lot on. of you already know, võib-olla but sa you tead, don't really know because you don't know how far you're going to go. aga sa ei tea, sest sa veel ei tea, kui kaugel sa oled minemas. And God is showing us, ja Jumal näitab meile, how can we start to believe kuidas me siis saame hakata if uskuma, we have such a great and powerful king kui meil who on we selline serve. suur ja vägev kuningas, keda me teenime. Why? Because he is the one who directs our path. In all our ways, we acknowledge the direction and path. sest tema on see, kes juhatab meie teed ja me tunnustame teda kõigil oma siis teeradadel, kus me käime. In these scriptures of Ephesians nüüd Efesuse kirja kohtades 19 to 23, 19, this is a certain time. seal on üks kindel aeg nagu. According to Ephesians 2 verse 6, vastavalt Efesuse 2 let's have a 6-le, look 2 again. vaatame veel kord. And he has raised us up, and we are together, ja on meid and ühest, we are all together, and made us together in heavenly places in Christ Jesus. So that means we are all seated together. ja on meid ühest temaga üles äratanud, ühest temaga juba asetanud istuma taevaliku olukorda Kristuse ees, see on juba juhtunud. I no longer live. mina enam ei ela, For me to live is Christ, and yet I live. minu jaoks on elamine Kristuse I suuremine can kasu. no longer say I, ma ei saa enam öelda mina, because I'm crucified with Christ. We are crucified with Christ, and yet we live. sest me oleme Kristusega risti löödud, aga ikkagi me elame. We can no longer say I or me. me ei saa enam öelda mina, It's we, us. meie, We are one body, me oleme üks ihu, one church, üks kogudus and one faith ja üks usk in our Lord Jesus Christ. meie issandasse Jeesusesse. The timing of the end time events, nüüd see lõpuaegade asjade ajastus, prophetic insight, See events that must transpire in our generation. I believe we're in the end times. prohvetlik arusaama nendest asjadest, mis hakkavad juhtuma ja ma usun, et me tõesti oleme lõpuaegades. God's plan Jumala plaan that there is going to be in the new millennium, saab olema siis see uus aastatuhat, God's end time revelation, tema lõpuaja ilmutus, God's resting, revealing ütle what siis former generations needed to know. näitab seda, mida siis põlvkondadele oli vaja teada. They sought to know. Nad tahtsid teada. And this prophetic fulfillment, ja nüüd see prohvetlus on läinud which täide, is coming to pass mis siis jõuab in Ephesians 1, 19 to 23, and the scripture of 2, 6. Efesuse 1, 19 kuni 23 ja 2, 6. Jesus Christ now revealing this planet, his government. et Jeesus kuulutab välja, et temal on selle planeedi üle valitsus. Jesus ruling his temple, the church. tema valitseb oma templis, on siis koguduse üle. Don't you know you are the temple of God, and the Holy Spirit is within you, and the kingdom of God is within you, and you know no defeat, only victory. kas sa mitte ei tea, et sina oled Jumala tempel ja Jumala kogudus ja sa ei peaks teadma mingit kaotust? Let's have a look at Revelation 13:14. vaatame ilmutuse raamatu siis 13, 14. Revelations 13. 13 Thank you, Ilmutuse Lord. 13. 14. ja 14. 13, 14. 13, 14. Verse 13. 13 salm.
And he doeth great wonders, so that he makes fire come down from heaven on the earth, in the sight of men. And he deceives them that dwell on the earth, by the means of the things and the miracles which he has power to do. Power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by the sword and did live. Ja ta teeb suuri tunnustähti nõnda, et ta inimeste ees laseb tulki tulla taevast alla maa peale ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad, tunnustähtedega, mis temal on antud teha esimese metsalise ees ning käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ja kes virgus ellu. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that so many as would not worship the image of the beast should be killed. Ja temal anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetakse. And he causes all, both small, great, rich, poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Ja tema teeb, et kõik nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad, võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsaesisele. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that has understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Ja ükski muu ei saa osta ega müüa, kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nime arv. Siin on tarkus, kellel on mõistus, see arvuka ära metsalise arv, sest see on inimese arv ja tema arv on 666. Could this be the end of the world as we know it? Kas see võiks olla maailma lõpp, ma mõtlen selle maailma lõpp, nagu me seda aru saame? We begin to realize this scripture is not for us. Me hakkame mõistma, et see kirjakoht ei ole nagu meie jaoks. Because we are not in the world system. Sest me ei ole selles maailma süsteemis. This world system Selle maailma is süsteem bringing people into under computers, numbers, tahab siis panna inimese wars, rumors of wars. arvutite ja numbrite ja sõja nende jutude alla. And of course, this means to say, this system, neither buy nor sell, less we have the mark of the beast or the image of his name. Ja muidugi see ei ole see enam osta ega müüa, kui vaid need, kellel on siis see metsalise märk ja see, et nad on selle asja all. But the Father, Aga isa, Father's name is written in our foreheads. aga isa nimi on kirjutatud meie otsaesisele. So we were part of the kingdom. Nii et me oleme osa There are kuningriigist. two kingdoms, the kingdom of this world, the kingdom of our God, and we are in the kingdom of our God. On kaks kuningriiki, selle maailma kuningriik ja meie isa kuningriik ja meie oleme siis isa kuningriigis. We're in the world, but we're not of it. Me oleme küll maailmas, aga me oleme maailmast. And the Lord Jesus Christ is our provider. Ja issand Jeesus on meie varustaja. So this does not apply to us. Nii et see ei käi tegelikult meie kohta. When the food goes out of the supermarkets and goes onto the internet, there's only be one way people are going to be able to get food or clothes. We are in a time of computer where people will have to go to the internet to get their food, their clothing. Et kui juhtub nii, et poes enam süüa ei ole, seda saab ainult internetis. Me elame sellisel ajastul, kus võib-olla asju saab ainult internetist osta. They're going to have to get their housing, everything, banking, everything. Kõik asjad, igasugused sotsiaalmaksud ja muud maksud ja pangandus on ju kõik internetis. So we understand we Nii et me are saame in aru. a world which is heading towards this understanding which is written in the Bible, but it does not apply to us. Et kogu see asi liigub selles suunas, mis siin kirjutatud on, aga see tegelikult ei käi nagu meie kohta. Jesus is revealing, Jeesus ilmutab. and he is revealing revelation from scriptures. Ta näitab siis ilmutuse raamatus
He is preparing us, ta valmistab meid ette preparing this generation seda sugupõlve for a traumatic change on earth. ühe dramaatilise muutuse jaoks siin maa peal. And 6,000 years have gone by, Ja 6000 aastat on läinud, a revealing of the prophetic book et siis seda at ilmutusraamatut God's word today, for he's going to perform his word to do it. ja Jumala sõna, et see läheks täide, sest tema teeb kindlaks, et see läheb täide. We begin to recognize Me hakkame aru saama, the things of the future, et tuleviku asjad the events ja in the sündmused Old and New Testament. Vanas ja Uues Testamendis. As we study Kui me nüüd end uurime time events, the Look. clear answers are there. lõpuaja sündmusi, siis me näeme, vastused on olemas. History is in the making, Nii et ajalugu on coming juhtumas, out of the word, tulles välja coming maailmast, out of Revelation, ilmutuse coming out raamat, of Daniel. All the books are now coming. We begin to realize what is happening. ja Taanil raamat ja me hakkame aru saama nendest asjadest, mis on siis nagu toimumas. What is the question though? Mis see küsimus siis on? Because we are in God's university. Sest meie oleme nagu Jumala ülikoolis. If someone says to you, what university is that? Kui keegi ütleb, mis ülikool see selline on, You say it's the university of the Lord God Almighty. sest et see on kõige väelise Jumala ülikool. Who's your professor? Kes su professor The on? Lord God Almighty, Holy Spirit. Kõige väel Jumala püha vaim. You must attend your university Nii et sa pead käima oma daily. ülikoolis. Because if you do, you will get the revelation which the Holy Ghost is giving to us today. Sest kui sa teed seda, siis sa saad ka ilmutusi pühalt vaimult. And we will walk worthy of the call. Ja me oleme siis valmis selleks asjaks. When will this age end? Kuna siis see ajastu lõpeb? When will the Antichrist be revealed? Kuna Antikristus ilmub välja? God will protect us, his people, Jumal kaitseb oma or rahvast deliver us from the 7-year tribulation. või vabastab meid siis selle 7-aastasest viletsusajast. I have been given reasonable understanding Ma usun, mul on selline mõistlik piisav arusaamine. that the first 4 scriptures, the chapters of the book of Revelation, after that the church is not mentioned. Et peale esimest 4 peatükki ilmutuse raamatus kogudust enam ei mainita. Is that right? Kas see nii on õige? Actually, the church is going to go on when we've been taken up in the rapture. Ja ma usun, et kogudus võetakse üles ära. Bible says the dead in Christ shall rise. We that are alive will be caught up in the clouds and be with the Lord. Piibel ütleb, et need, kes on surnud Issandast, tõusevad üles ja ka need, kes on elavad ühes, nendega lähevad üles õhku pilvedesse Issandale vastu. The trumpet will blow. Käib pasuna hääl And the dead in Christ shall rise. ja surnud And Kristusest we that are tõusevad alive. ja Are lähevad. you alive? Kas sa oled elaus? Yes. Jaa. Caught up in clouds of angels. Tõmmatakse üles sinna, kus And on meet the Lord in the air. pilved ja inglid ja me kohtame Issandat pilvedes. That's not the second coming. See ei ole teine Because he tulemine. doesn't put his foot down yet. Ta ei pane oma jalga siia maha. He's actually got his put his foot down on the Mount of Olives, and it's going to open up like a valley. Ta paneb oma jala ükskord maha küll, oli selles Liivimäele. So we go up Nii et me läheme üles to paradise. paradiisi. Remember, the thief on the cross. Jesus said, this day you'll be with me in paradise. Ta ütles sellele röövlile ristile, et täna sa oled koos minuga paradiisis. If we begin to realize, church, Kui me nüüd saame aru kogudus, this is the beginning of something so amazing, et see on millegi väga so wonderful. imelise suurepärase And algus, it actually says, and we have hope. et ta ütleb, et meil on lootust. Speak on these things Räägi neist asjadest, because we have hope. sest meil on lootust. So you might say to me, well, what will happen if the church goes? Et sa ütled mulle, aga mis siis juhtub, kui kogudus on läinud? Let's have a look at Revelation 14. Vaatame ilmutuse 14. peatükki. And I looked, and lo, a lamb stood on the mount of Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their heads. Ja ma nägin ja vaata, tal seisis Sioni mäel ja ühes temaga 144 000, kellel oli otsa esisele kirjutatud tema isa nimi. Who are these 144,000?
kes need 144 000 on? They're of the tribes. Nad on suguharudest. And I would like to say Ja ma tahaks öelda, that according to Paul, vastavalt he was of the Paulusele, tribe of Benjamin. tema oli Benjamini suguharust Jesus was of the tribe of Judah. ja Jeesus oli Juudast. So all these tribes are going to be standing. Nii et kõik need suguharud saavad seisma. But who are they? Who are they? Aga kes nad on? I believe, Mina usun, according to Romans chapter 11, vastavalt once roomlastele the 11, Gentiles and passing of the Gentiles, then comes in the Israelites. et kui paganad on läinud, siis These tulevad are Israelites. sisse juudid, nagu Iisrael. Paul was an Israelite. Paulus oli Iisraeliit. Paul was of the tribe of Benjamin. Paulus oli Benjamini suguharust. He was part of Judaism, Jew, to begin with. Ta And he was oli, a Pharisee of the Pharisees. ta oli variseri juutide juut. But what did he do? Aga mis ta tegi? I believe when he gave his life to Jesus, Ma usun, kui ta andis oma he elu Jeesusele, became born again Christian. siis temast sai uuesti sündinud kristlane. Same as these 144,000, they will recognize Jesus Christ as their Messiah, but we know they will recognize him as their Savior. Nii nagu need Just the 144 same. 000 tunnevad ära, et Jeesus on Just the kristlane. same where it says the Father's name written in their foreheads. We have the Father's name written in our foreheads. Nagu neil oli isa nimi kirjutatud otsa ette, saab ka meil olema see isa nimi otsa ees. So these 144,000, Nii et Who are 144 000, kes nad on? I believe in the 7-year tribulation, they will be the church. Mina usun, et selle 7-aastasel viletsuse ajal on nemad see Because kogudus. Paul, John, Sest Paulus, Johannes, Peter, Peetrus, they were Christians, they were the church. And once the Gentile, as you might say, goes up, there will be left the 144,000. It actually says in chapter 7 about this 144,000. nad olid kristlased ja siis, kui see kogudus on läinud, siis hakkab see 144 000 aeg nagu. And we think it begins to come into an understanding. Ja ma usun, et sellest hakkab nagu arusaamine tekkima. Saying, hurt not the earth, nor the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. And I heard the number of them which was sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Verse 3. 7. 7 and verse 3. Ilmutus 7, 3. Ning ütles, ärge tehke kahju maale ega merele ega puudele, enne kui me oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste otsaesisele. Do you understand, church, Saad sa aru? that these brothers and sisters that we have in Israel, Need õed ja vennad, kes meil on the Iisraelis. Israelites, not the Israelis, Need the Iisraeli inimesed, Israelites. Iisraeliidid. Jesus was an Israelite, he wasn't an Israeli. Jeesus oli Iisraeli inimene, aga mitte Iisraeliit. Do you understand? Saad sa aru? When we look at these scriptures, Kui me vaatame neid we kirjakohti, begin to realize me hakkame aru saama, that our brothers and sisters in Christ will be going through the great tribulation. et meie õed ja vennad Kristusel lähevad sellest viletsuse ajast läbi. Remember the understanding of the 5 wise and 5 foolish virgins. Sa ju mäletad 5 rumalast ja 5 targast neitsist lugu. And they were waiting Ja nad ootasid to seal, go et minna into the bridal chamber. sinna neits või selle And they pruudikambrisse. had oil in their lamps. Neil oli õli lampides. 7, and as they went into the bridal chamber, the Kui nad- door was shut. Kui nad läksid see pruudikambrisse, uks pandi And there kinni. were 5 foolish and 5 wise virgins. Ja oli 5 rumalat ja 5 tarka neitsid. What might happen to the foolish virgins? Mida nendega rumalatega siis juhtub? I believe they're going to have a good chance to get Holy Ghost in their lamps. Ma usun, et neil on ikka hea Let them võimalus saada burn. püha vaimu.
we begin to realize, church, me hakkame aru saama, kogudus, that these 5 wise and 5 foolish virgins are all part of the bride of Christ. et need 5 rumalat kui 5 tarka on kõik osa Jeesuse pruudist. When we are looking further into these chapters, Kui me nüüd vaatame edasi neid we peatükke, begin to realize hakkame aru saama, that ahead of time is what is called the millennium, et meie, 1,000-year rule of the Lord Jesus Christ. meie ees on see 1000-aastane rahuriik, And kus in Jeesus that valitseb. 1,000-year rule, Ja siis, kui ta valitseb seal, we will be ruling and reigning with Christ in the heavenly places. siis meie saame koos temaga seal And the valitsema devil is under our feet. ja saatan on jalge all. When Jesus Christ died on the cross, Kui Jeesus suri ristil, he said, it is finished. ütles, et see on lõpetatud. So what happened? Et mis juhtus? They took Jesus down Võtsid Jeesuse from the alla, cross, put him in the tomb, pani tauda and he came out and rose from the dead. ja ta tõusis And surnust he ja tuli went to the välja principalities and powers, and he went up to that little devil, ja alistas need valitsused ja võimud, läks saatana and he juurde said to the devil, ja ütles saatanale, bow, bow before me. kummarda mu ees. And the devil bowed, Ja saatan kummardas. and Jesus Christ put his foot on him, Jeesus pani oma jalade peale, and he said, devil, ütles saatan, it is finished. see on lõpetatud. Remember, this is Holy Spirit's work. See on pühavaimu töö kõik. We're not talking about human beings here. Me ei räägi siin We're talking inimestest, about the Holy Ghost, the powerful one. me räägime vägevast pühavaimust. People can only be one place at one time. Demons only one place at one time. Holy Spirit is everywhere at one time. Inimene ja teemonid saavad olla ühes paigas ühel ajal, aga pühavaim on igal pool samal ajal. In this understanding, we begin to realize Nüüd selles arusaamises hakkame mõistma, there is something good is going to happen. et midagi Something head good is going to come in store. hakkab juhtuma varsti. We begin to realize Hakkame mõistma, that what are the keys that reveal the end of the church age? mis on siis need võtmed, mis ilmutavad kogu see ajastu lõppu. What is the Solomon's concept and the outer temple? What is the Solomon's concept and the outer temple? Mis on see Saalomoni kontseptsioon ja see väline õu vist? How does it reveal future events? Kuidas ta ilmutab tuleviku sündmusi? Do biblical numbers reveal, unveil future revelation? Kas piibelikud numbrid ilmutavad midagi tuleviku sündmustest? Time is running out, church. Sest aeg on We nagu better get our act together, lõppemas ja me including me, of course. peame saama oma asjad. The earth's Korda. lease is running out. It's about to expire. Nüüd see liising siin maa peale, mis Aadamile antis, on lõppemas. And we begin to realize Ja me hakkame mõistma, coronavirus. et koroonaviirus, When coronavirus was here, kui see koroonaviirus and siin oli incidentally it still is, ja juhuslikult vist veel a on, pandemic, see planeeritud demik and because of this pandemic, ja nüüd selle pandemic, Jesus Pandemia. took the evil and turned it for good. Jeesus keeras selle kurja heaks. Why? Miks? It made us all wake up to ourselves. See pani meid kõiki üles Start to ärkama, get real. et ma Start võtaks to asju get real, church. tõsiselt kogudus. And that is what we all desire Ja see on in see, our mis me hearts to igatseme. serve the Lord Jesus Christ. Teenida isandat Jeesust Kristust. And when we begin to realize that the Holy Spirit is acting out Ja kui me hakkame aru saama, et something so powerful in the world today, püha vaim on tegemas midagi We nii begin võimast to siin maailmas, realize siis me mõistame, that God's events are coming. et His Jumala events according to the Word of God. sündmused vastavalt tema sõnale on juhtumas. In this government, the new world order, setting up its government, Nüüd uus maailmakord püüab siis seda oma valitsust panna paika. but Jesus Christ is a much greater world government. Aga Jeesuse Kristuse valitsus on palju suurem. And it isn't a new world order, it's an old one that's been all across the whole of the millennium for years and centuries. And his kingdom will know no end. Aga tema valitsus ei ole see uus maailmakord, vaid tema oma on olnud kõik need aastatuhanded ja saab olema edasi ka. Question. Can we do something about it? Kas me võime siis midagi ette võtta? Yes.
jah, Break the power of it in the name of our Lord Jesus Christ. murra see vägi Jeesuse nimel. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers of the darkness of this age, and we win. For the battle is the Lord's, and Jesus Christ has won every battle. Sest me ei maadle mitte liha verega, vaid valitsuste võimudega, selle pimetsuse maailma valitsejatega ja me võidame selle võistluse. The battle is in the heavenlies. We're pulling the strongholds down, striking at the heart of the enemy through the power of his glorious name. Me võitleme nende pimetsuse maailma tegelastega ja The püha ilma pääs power me of võidame God ära. is in us. Jumala vägi on meie sees. Don't draw back from that fight. Ära tõmba tagasi. Stand your ground. Seisa oma Gird your paigal mind. Lay hold with all of your might. ja hoia sellest asjast kinni kõige väega. Rise up. Tõuse üles. You people of power. Te olete Stand väelised. up. Tõuske Across üles, this land. üle selle maa. Take up the Võtke sword of the Spirit. Vaimu mõõk Pull down ja tõmmake the maha. enemy plan when Jesus arose. Vaenlase plaan, When tõmmake see maha. Jesus arose. When Jesus arose, he defeated all of our foes. Kui Jeesus tõusis surnust, siis tema alistas kõik Defeated meie all of vaenlased. our foes. Rise up. Nii et tõuske üles. Thank you, Jesus. Tänu Thank sulle, you, Jeesus. Lord. We begin to realize, Et me could hakkame this mõistma. be the end of the world as we know it? Et see maailmakord, nii nagu meie sellest aru saame, on lõppemas. No. Our world has been going for centuries. Meie maailm on toimunud 6,000 years. 6000 aastat. Our world. Meie maailm. We know that world. Me teame seda And we maailma recognize that kingdom. ja tunneme ära selle Because that kuningriigi. kingdom is going to know no end. Aga sellel tema kuningriigil ei ole Joy otsa. is filling our hearts. Rõõm täidab meie südant. You are bold as lions. Te olete julged nagu lõvid. Rise up in the name of Jesus Nii et Christ. tõuske üles Jeesuse Be nimel. an overcomer, more than a conqueror through Christ who enables you and equips you. Olge enam kui võitjad. We begin to realize. Ja me hakkame mõistma. Let's have a look at scripture. Vaatame ühte kirja kohta veel. Let's have a look at Genesis chapter 1:26. Esimese Moosese 1:26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful, multiply, replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over every living thing that creeps upon the earth. And God said, behold, I have given to you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks, et nad valitsesid kalade üle meres, lindude üle taeval, loomade üle ja kogu maa üle, kõigi roomade üle, kes maa peal roomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju. Täitke maa ja alistage see enesele ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeval, kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad. Ja Jumal ütles, vaata, ma annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles nende seeme on, need olgu teile roaks. So how do we take dominion? Nii et kuidas me siis võtame selle valitsuse? One day a young man came to me. He said, they're going to shoot my horse. Üks päev tuli üks mees mu juurde, et nad lasevad mu hobuse maha. So I said, okay. He said, will you come and pray for it? Ja ma ütlesin, okei, et kas ta tuleks palveteks nagu. So we went to the field. Nii et läksime sinna põllu And peale there was the horse ja seal oli hobune standing over the fence sees siis seal. with its leg bandaged up. Ja muidugi
jalg oli kinni It had seotud. broken its leg. Ta oli jala murdnud. And of course, they shoot the poor horse. Nii et murtud jalaga hobused lastakse So I maha. go up to the horse Nüüd läksin hobuse juurde, and I put my hand on the rear end. panin ta käe In sinna the name of Jesus tagumise osa Christ, peale, ütlesin Jeesuse be nimel, healed. Right now, leg, be healed. ole terve jalg just nüüd. And the horse went and ran. Ja hobune And tegi it niimoodi ran and ran. ja jooksis. And there was a man standing by with a gun Ja mees seisis seal and the püssiga vet. ja And veterinaar oli. the man with the gun went, unbelievable. Ja mees püssiga ütles And uskumatu. the vet said, yeah. Ja veterinaar ütles Do you jaa. understand, church? That is dominion over the fish of the sea, cattle, all living things. See on see valitsus, mis on antud ka loomariigi üle. One day, Nii et üks there päev was a time oli üks when there aeg. were two little girls Kaks väikest tüdrukut oli. came in a meeting. Tulid koosolekule. This was in Finland. See oli Soomes. And these two little girls, after I'd prayed and spoken about dominion, came up for prayer. Pärast seda, kui ma rääkisin valitsusest, tulid siis palvele. And these two little Need girls, kaks väikest tüdrukut. they said they needed to get rid of nits. Nits. Anyone? Ütlesid, et nad tahavad täidest lahti saada. And these nits, Ja siis need täid, they called them little animals. nad kutsusid neid väikesteks loomakesteks. And so these little girls, Need väiksed tüdrukud. I said, let us Ütlesime, las meie siis take nüüd dominion. võtame valitsuse So selle in the üle. name of Jesus Christ, I Jeesuse said, nimel ma in ütlesin, Jesus' name, nits go. Jeesuse nimel Get täid, out. kaduge. In the name of Jesus, I break your power in Jesus' name. Ma murran su väe Jeesuse nimel. So 2 days goes by after the meeting. Nii et 2 päeva läks mööda. These two little girls' parents came on the phone. 2 väikse tüdruku vanemad olid siis They telefoni otsas. said when they examined their little girls, all the nits had gone. Kui nägid tüdrukuid, siis kõik need täid olid läinud. But Aga these two little girls, 2 väikest tüdrukut, what did they do? mida nemad tegid? They went to the school Läksid kooli and in the name of Jesus took dominion, got rid of all the nits in the school. ja võtsid Jeesuse nimel meelevalla ja said kõigi This teiste is laste what the täidest ka lahti. parents told us. Nii et see on selline asi. Two little girls believed the scripture. 2 väikest tüdrukut uskusid kirja. Do you understand how this works, church? Saad sa aru, kuidas see töötab kogudus? My daughter has a little parrot, Minu tütrel on väike and this papagoi. little parrot See papagoi sits on your head, istub peas, sits on your shoulder, Või eats jala your peal. dinner. sööb sinuga koos She's lõunat. brought it up from birth. Was a little baby bird, and she looked after it. Ta oli väike linnupojake, siis ta hoolitses ta eest. So one day she's on the phone. Nii et ühel päeval on ta telefoni Oh, otsas. mum, Ema, I put the parrot outside in the cage, and Ma- it went. lind lendas puurist järsku So minema. this little bird flew off. Nii et see väike lind lendas minema. She said, oh, Mum. I said, I'm coming round. So I go around. Ma ütlesin, And no when ema, I get round there, ja jõudsin we sinna. start getting out in the park, everywhere. Cosmo, Cosmo, come back. Nii et otsisime see linnukast, hüüdsime Kosmo, And Kosmo, of kus sa course, oled? I'm shouting out in Jesus' name. And I'm shouting out in Jesus' Ja name. siis ma come hüüdsin back. Jeesuse nimel, tule tagasi. So 2 days goes by. Nii et 2 päeva läks mööda. We put notice on posters, Panime nende postide on the peale posts, väikse sedeli. got on Facebook. Läksime Facebooki, Jody's lost a parrot. et on Anybody out there? papagoi kadunud, kas keegi on näinud? Do you understand? Mõistate? So what happened? Nii et mis siis juhtus? After 2 days, 2 päeva pärast she said, ta I ütles, said to Jody, ma ütlesin my talle, daughter, minu I tütrele, said I need to go to the Sunshine Coast. ma pean sinna Sunshine Coastile minema. I live in Brisbane. Mina olen Here's Brisbane'is. Brisbane. Siin on Brisbane Here's the Sunshine ja Coast. siin on see Sunshine Coast. And so Nii et siis I went in my car. It took me 2.5 hours to drive. istusin autosse, To 2 the pool tundi Sunshine sõitsin Coast. sinna Sunshine Coastile. And when I get in my room Nii et kui ma läksin oma in the tuppa, place called Sunshine Beach, seal rannas, I get in my room, I say, I take dominion in the name of the Lord Jesus Christ over Cosmo. You are to come back in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. siis ma ütlesin niimoodi, ma võtan meelevalla Jeesuse nimel selle asja üle ja kosmoses tuled tagasi Jeesuse nimel. And so what happened? Et mis siis juhtus? 5 days went by. 5 päeva läks mööda. Problem. Probleem. Can't get any phone. Ei saa Can't nagu get the phone.
telefoniga As you ühendust. know, it sometimes goes out. Vahest see nagu ei tööta. So 5 days goes by. Finally, Ja lõpuks I siis get to talk to my daughter. sain oma tütrega Sorry, rääkida. my granddaughter. Või I lapselapsega. get to talk to my granddaughter. Sain oma lapselapsega I rääkida. said, did Jody get a parrot? Did your mum get the parrot back? Kas ema said oma Yes. papagoi tagasi? Jaa, Hallelujah. Thank you, Jesus. tänu Jeesus. And I was going to say to her, well, how did she get it back? Et kuidas sa siis ta tagasi said? So next day I get my daughter. Nii et järgmine päev I olin said, ühenduses tütrega. how did you get the parrot back? Kuidas sa said papagoi tagasi? She said, where are you? Et kus sina oled? I said, I'm in Sunshine Beach. Ma olen seal Sunshine She Beach'il. says, where are you? Kus sa oled? I said, I'm in Caloundra. It's a olen seal town called Caloundras. Caloundra with Sunshine Beach in it. See on seal siis selles samas ringkonnas või seal paigas. She says, what the bird did, Mida see lind nüüd tegi? it flew Et ta lendas over the city üle linna and landed in the Caloundra Beach car park ja maandus seal Caloundra and Beach'i landed in front parklas of a girl that looked like my other granddaughter. ühe tütre ees, Flew to her, kes nägi välja nagu minu landed lapselaps. on the floor Maandus seal põrandal, and picks the bird up, takes it to the vet, gets on Facebook, says, we found tüdruk võtab siis linnu, Jody's parrot. läks Facebooki ja ütles, et lind on leitud. I said, Lord, how could that happen? Ma ütlesin, issand, kuidas see I võib mean, we're juhtuda? talking about 2.5 hour drive. Me räägime 2,5 tundi That autoga sõita. bird was looking good, it looked healthy, it Ja. had been eating and drinking for a whole week. Lind nägi väga hea välja, polnud söönud ja joonud nädal I aega. said, how can that Nii happen? et kuidas see saab He said ometi it olla, went on the wings of the Spirit et siis vaimu with tuuled, the Holy Spirit under its wings. sest püha vaimul tuult And tiibade the all. Holy Spirit went on the dominion, brought the parrot and put it round the corner to where I was. Nii et püha vaim siis võttis ja tõi selle Think linnukese about tagasi. that. Mõtle That selle would peale. be impossible See oleks võimatu, because round about my daughter's house are Sest- parks. sest minu Why tütre maja did ümber it on stay pargid. there? Miks ta seal ei olnud? Understand this dominion is so powerful. You take dominion Nüüd see võimus on in the vägev. name of Jesus Christ. This is an empowering time Võta for us võimust to Jeesuse nimel. realize what we can do. See, mida meie suudame teha. One day Ühel päeval there was a lady oli üks naine in Finland Soomes. and she said to me, Ta ütles oh, mulle, she says, I've got this little apple tree. It's not given me fruit for 4 years. mul on väike õunapuu ja see ei anna mulle üldsegi õunu. So Nii she et, said, come and pray for it. et tule palun palveta. So I go to the tree. Läksin puu I juurde, ruffle its leaves. puudusin lehti. I said, you are a very naughty apple tree. You should be giving us apples. Sa oled väga paha õunapuu, anna meile õunu, palun. And of course, what happened? Ja 4 muidugi, weeks goes by. I go back to Australia. 4 weeks after, nii et 4 she nädalat hiljem phoned and said it was covered in blossoms. ta on telefonis, ütleb õunapuu hakkas õitsema. And as she kept phoning, big apples. I've got photos of it. It's amazing how we have dominion Et, ja over tulid the ka õunad, trees, nii et meil on over meelevald every living creature. üle iga elava olendi. And also, Ja what samuti, I found, mida ma olen leidnud, next year I came back to Finland, kui ma järgmine aasta tulin all the apple Soomesse trees tagasi, were doing it. kõik õunapuud They were all doing it. tegid They sedasama were asja, giving apples away. andsid õunu. You see, the whole of creation bows. Nii et kogu the loodu king. kummardab kuninga All the ees. animals Kõik loomad. know their creator. Teavad oma loojat. All animals, I believe, Kõik can loomad, ma usun, see the Lord. võivad näha loojat. I believe that we ourselves can see him because Isaiah saw him high and lifted up. His train fills the temple. Sest Jesaja nägi ka issandat istumas on templis ja tema And kuuepallised täitsid Jesus templi. says, my sheep hear my voice and will follow no other shepherd. Ja Jeesus ütles, et minu lambad kuulevad mu häält ja teist nad ei järgi. If we begin to realize, church, Nii et kui me hakkame mõistma what kogudus, is going to happen in the future? mis toimub nüüd tulevikus, What if the time comes when we have to neither buy nor sell because it's on the internet? mis siis juhtub, kui me näiteks ei külvata ega lõigata ja saame How ainult are osta people going to internetist? get fed?
kuidas siis süüa saab? How? Jesus took 5 loaves and 2 fishes and fed 5,000, maybe 15,000 women and children and Jeesus võttis 5 leiba ja 2 kala ja toitis ära kuskil 15 000 inimest. he said to Andrew, Ta ütles he said, Andrew, Andresele, go to the shops mine and buy some food for all these people because they're all seated on the grass waiting to be fed. poodi osta süüa neil kõigil, nad istuvad ilusti muru peal ja ootavad. So what did they do? Mis nad siis tegid? Andrew said, Andres ütles, all the shops are closed. kõik poed on kinni. I can't go. Ma ei saa minna. Jesus said, oh, Jeesus ütles, okay. There's a little boy over there seal on üks väike poiss and he's got his lunch. ja tal on oma He's lõunakaasas. got 5 barley loaves and 2 fish. 5 odra leiba ja 2 So he kala. goes up to the boy. He says, can I have your lunch? Läheb poisi juurde, kas ma I võin want su to feed lõuna all enda these saada? people. Vaata neid inimesi. And the disciples went, unbelievable. Ja jüngrid ütlesid, Jesus? uskumatu. Jeesus. And Jesus took the loaves and fishes in the basket. Ja Jeesus võttis siis need And he went, leivad ja kalad. our Father who art in heaven, Ütles, isa, kes sa oled hallowed be taevas. thy name. Püüdsid olgu su nimi. Thy kingdom come. Su riik tulgu. Thy will be done Su tahtmine sündigu. on earth as it is in heaven. Nagu taevas, nii ka maa peal. Give us this day our daily bread. Anna meile And meie he took igapäevane the leib. bread and broke it. Ja võttis leiva ja And he murdis. broke it. Ja And he murdis. took the fish and broke it. Ja võttis kala ja More murdis. fish, more bread, breaking Rohkem kala, and rohkem breaking. leiba. Soon he had a whole basket full. Varsti oli terve The disciples korv said, täis. oh, Jesus, this is a good idea. Oh, Jeesus, see on hea And idee. so he comes over, Nii ta tuleb sinna, gets their baskets. võtab need korvid. They too were in on this. Nemad ka olid asjasse They seotud. were in on the miracle. Nad olid imega Because they seotud. took the baskets. Nad võtsid korvid. And more fish, more bread, more fish, more Rohkem leiba, bread. rohkem kala. They were learning how to Nad õppisid, kuidas do what Jesus was showing them to do. Teha He was seda, mida Jeesus teaching näitas them neile. all the time. Jeesus õpetas neid kogu aeg. That's why it's so wonderful that we have it in the New Testament. Sellepärast on imeline, et kui meil on Uues The Testamendis example of what to do need näited, mida teha and how to do it. ja kuidas teha seda. So what I say, Et see, mis ma nüüd and ütlen, I understand, et sa mõistaks. put up your hands. Võta üles, tõsta Put oma, up all your hands. tõstke oma käed. Put your hands up. Tõstke käed üles. Bread and fish in Jesus' hands. 'Cause Leivad ja kalad Jeesuse your nimel. hands are Jesus' hands. Sinu Your käed on feet are Jesus' feet. Jeesuse käed, su jalad on Jeesuse jalad. And these hands, Ja need käed, you get ready, church, ole valmis to kogudus, do miracles. et teha imesid. In the name of Jesus Christ, whatever's in the book, Holy Ghost will bring it to your remembrance and you will be able, in the name of Jesus, why? Jeesuse nimel kõik, mis on piiblis, Put your sa võid hands teha. Miks? Thank you. Ütled jah, aitäh. Why? Miks? Because you are miracle workers. Sest sa oled imetegija. Why? Miks? Because you are in Christ Sest sa oled Kristuses and Christ is in ja you. Kristus on sinus. Of course. Muidugi, Who's the miracle worker? kes see imetegija You are on the siis? temple of God and the Holy Spirit is in you. So greater is he in you than he that's in the world. And the Holy Spirit did exactly the same with Jesus. Meie oleme tempel ja püha vaim on As meie what sees he's ja suurem on see, done kes on with meie us. sees, kui see, kes on maailmas. Really? Kas tõesti? When Jesus came out of the wilderness, Kui Jeesus he tuli came kõrbest, out in the fullness, ta tuli püha vaimu of the Holy täiuses, Spirit. Because when he got baptized, sest kui ta the sai Holy ristitud, Spirit came like a dove. tuli püha vaim nagu tuvi. This is my beloved son in whom I am well See on mu armas pleased. poeg, kellest mul on hea meel. And then Jesus went into the wilderness, overcame the devil, Jeesus läks came kõrbe, out of the tuli wilderness in the saatan fullness of the Holy ja Spirit. ta tuli kõrbest välja püha vaimu väes. Jesus said, I do nothing but what my Father shows me to do. Jeesus ütles, et ma ei tee midagi muud kui ainult seda, mida isa näitab mulle. I'd go so far as to say, Nii et ma lähen nii kaugele we tööle. are sons of God. Me oleme Jumala pojad. And that same spirit that rose Christ from the dead is in us. Ja seesama vaim, kes äratas Jeesuse üles surnust, on ka meie sees. I believe. Nii et ma usun, Get ready. pane ennast But valmis, this, I really believe, is Ma going tõesti to usun. come through persecution. et me lähme läbi For kiusatuste. when we get Kiusamise. persecuted for his name's sake, then the power of Christ will rest on us. Kui meid taga kiusatakse Jeesuse nime peale, siis on pärast siis on Jumala vägi meie peal.
One day I said to Jesus, ühel päeval ma ütlesin Jeesusele, what's it like to be a martyr? et mis tunne on olla märter. He said, you may never know, Et sa ei pruugi iialgi teada but seda. if you are, Aga kui sa oled, it is very glorious. siis see on väga auline. Seriously. Tõesti. So today, Nii et täna, this lovely day, this lovely evening, tore päev ja õhtu. we are together again, praising the Lord. Koos, et kiita We are Jumalat. family. Me oleme You are my perekond. brothers and sisters in Christ. Te olete õed ja And vennad. truly, why? Miks? We have the same Father. Sest meil on sama isa. The Father sends each child into the mother's womb. Isa saadab iga lapse The oma people ema, in the world tema ema are made in üsasse his likeness. ja nad on tehtud tema And kuju ja when näo Father järgi. puts that child in the womb, Ja two kui isa- eyes, a nose, a fully formed child is in the father's sperm. Do you understand? Nii et isa, kui ta, Whichever word you want to use. isa selles spermas on täielik inimene olemas. Do you understand? Mõistad So sa? that baby goes in, Nii et see laps läheb sinna sisse and on the last breath, ja see viimane the hingetõmme, baby goes out see tuleb välja sealt and goes back to the father. ja läheb siis tagasi And isa of juurde. course, I'm sorry to say, Ja mul on kahju öelda those muidugi. who are dead in their sin, Need, kes on surnud oma they pattudes, need to know Jesus. nad peaksid teadma And Jeesust. if you don't know Ja Jesus, kui sa ei tunne veel Jeesust, you have a real problem sul on tõeline because probleem. nobody ever dies. Sest keegi ei sure You kunagi. cannot die. Sa ei saa surra You are a tegelikult. spirit Sa oled vaiminimene, in a physical body. füüsilises ihus. And when the time comes, Ja kui aeg tuleb, when the final time comes, kui see aeg lõpuks jõuab, if you pass on, it's too late. kui sa lähed siis If edasi, on you liiga have hilja. not received Kui sa ei ole veel vastu Jesus võtnud Christ into your life Jeesust oma ellu, right now, praegu, if there is anyone here kui on keegi siin, that does not know the Lord Jesus Christ, kes veel ei tunne isandat would you Jeesust, put your hand up? kas sa tõstaksid oma käe? Thank you, Jesus. Tänu sulle, Jeesus. If there is anyone Kui out on there keegi siin üldse, and you would like to receive the Lord Jesus Christ into your life, ja sa tahaksid võtta vastu Jeesust oma ellu, would you say this prayer with kas us? sa ütleksid selle palve koos minuga? Lord Jesus, Isand Jeesus, you died for me on the cross. sa surid mu eest ristil. I thank you for dying for Ma me tänan sind selle eest. and shedding your blood. Ja sa valasid oma vere. I turn away from my sin. Ma pööran ära oma patust, I repent Ma of parandan my meelt. sin. oma patust. I turn to you, Lord Jesus, Ma pöördun sinu poole and I open the door of my heart. ja ma avan oma südame ukse. I open the door Ma avan ukse, and you come inside. tule palun sisse. I close the door. Ma panen ukse kinni. You are my Lord and Savior, Et sa oled mu issand ja päästja and I love you. ja ma armastan sind. Thank you, Lord, Tänu for sulle, shedding your blood for me. et sa valasid oma vere minu eest. And then, Ja siis in Jesus' name, Jeesuse nimel tell the devil, ütle in the saatanale, name of Jesus et Christ, Jeesuse he Kristuse has nimel no power over you, sul ei ole minu üle mingit meelevalda, no place in you, mingit kohta mu elus, because of the blood of Jesus. sest Jeesuse veri on And valatud all his works ja kõik ta tööd are destroyed. on tühistatud In Jesus' name. Jeesuse nimel. Now, Nüüd I would like to pray for you. tahaks palvetada teie eest. Heavenly Father, Taevane isa, I pray ma palun, that you take care et sa võtaks of hoolt these ones nende eest, that have received you into their life. kes on sind vastu võtnud oma ellu. I thank you for the anointing Tänan võitmise eest, that will come around them, mis tuleb, Holy Spirit, püha vaim, to take care of them et sa and võtaks nende eest direct hoolt their path. ja juhataks nende teed. We thank you for the release, Täname sind for vabastuse eest, healing. tervenemiseks. I thank you, Jesus. Tänan sind, Jeesus. Not only did you die upon the cross for our sin, sa mitte ainult ei surnud meie padude pärast you ristil, also died for our sickness and disease. vaid sa surid ka meie haiguste ja tõvede By pärast. your stripes, we were healed. Sinu vermete läbi oleme me So terved. if there's anybody Ja nüüd, kes right iganes now praegu
has a sickness or disease, kui tal on mingi tõbi või haigus, in Jesus' name, Jeesuse nimel, put your hand on that area, pane oma käsi selle paiga wherever peale, that sickness or disease kus is, iganes see haigus või tõbi and we on. bind and break the power of sickness and disease. Me seome ja murrame selle Spirit of väe. infirmity, go. Nõtruse vaim, Get mine, out. mine You välja. have no power Sul ei ole väge, because of the blood of Jesus Christ over us. sest Jeesuse veri on And meie all üle your works are destroyed. ja sinu tööd on I thank you, Father. tühjaks tehtud. I Jeesuse nimel. thank you for that release now. Tänan sind selle vabastusest praegu. Cancers, Vähid, back problems, eye seljaprobleemid, problems, silmaprobleemid, whatever your problem is, mis iganes su probleem even võib your olla, mind problems, isegi mõistuse probleem, in Jesus' name, Jeesuse nimel. because the Lord is showing to you Sest issand näitab sulle, that He has overcome et ta on võitnud all things. kõik asjad. And I thank you, Lord, for Ja ma this tänan sind release issand now. selle vabastusest praegu. Thank you. There is a release Et siin on praegu over vabastus. oppression, depression, rejection, go, pain, hurt, and grief comes out your bones. Rõhumise ja In depressiooni Jesus' name, ja masenduse So I üle, see läheb thank välja su you, Lord, kondidest Jeesuse for the nimel. healing power. Ja tervenemise vägi. You are our healer, Jesus. Sa oled meie tervendaja And Jeesus. thank you Ja ma that tänan you sind, have given us this victory et sa today. oled andnud meile selle võidu. We honor you, we love Me you, austame sind ja armastame sind and we thank you. ja me täname sind. In all things we give thanks. Kõige eest me anname sulle tänu. With a song of praise, Kiituse lauluga we love you and me armastame thank you, sind Father. ja täname sind. Thank you, Jesus. Tänu sulle Jeesus. Thank you, Father. Amen. Amen. Thank you for a lovely day. Aitäh selle ilusa päeva eest. Thank you, Jesus. Tänu Jeesusele. I love you. Thank you, Jesus. You want to do the offering yourself? No. No, yes, pastor. jah. ja kallid sõbrad, laseme orjanduskarvi ka kinni käia. korjanduskarvi. Et kus on korjandus Toomas. Ja. Teeme ühe laulu, saaks teha seda laulu ka äkki samal ajal. Siis läheb andmine libedamalt. Ja. Mul oli teisipäeval oli väga huvitav siin, kaotasin jalad ära. Pole elus olnud sellist asja, et jalad kaovad alt ära. Ma ei mäleta küll. Ma olen kukkunud igati pidi igasugusel kujul ja igasuguste jutustajatega, aga et jalad ära kaoksid üldse. On sul nii olnud, et sa ei tunne jalgu? Parem kui sul nii ei ole. Aga minu meelest siin kellelgi veel meil vist kukkusid ka jalad ära või kuidagi. Läksid nõrgaks, jah? Ja igatahes ma pidin ta ära viima, aga ma ei saanud, sest ma ei saanud sõita, kuna jalgu ei olnud. Ilma jalgadeta on maru vilet sõita. Vaatasin abi otsivalt ringi, et kes võiks ära viia, võib-olla Allan või kes siin oli. Aga siis tänu Jumalale jalad tekkisid tagasi ja sai nagu kõiki asju ajada. Iga päev sa oled hea. Ja võib tõusta, jah, laulame laulu. Kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headusest. Iga päev sa oled ustav. Iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headusest. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas,
alistanud ma, nüüd annan sulle kõik. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Oma elu alistanud ma, nüüd annan sulle kõik. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Halleluja. Rahaga tuleb. Tuhanded inimesed toovad veel vabatahtlikke annetusi. Mida rohkem laulame, seda rohkem anname, sest Jumal on hea. Ära lase segada ennast. Kas me saaksime selle korraga inglise keeles tõmmata ühe refrääni sellel või? On keeruline praegu? Saad ümber pea seadistada seadmetest või kuskilt? Halleluja. Aitäh. Kallis taevane isa, täname sind selle annetuse eest, mis inimesed vabatahtlikult seal sisse on pannud, ilma et keegi oleks nüüd seda kuidagi välja rääkida püüdnud. Täname issand, et see on see, millega inimesed täna on tahtnud sind austada. See on see, nende võimekus, issand, ja nende soov ja me austame seda. Täname issand selle eest, et sina võtad ja paljundad seda kordades 30, 60, 100 korda, nagu sõna ütleb. Ja tood esile, issand, vilja ja täiuse. Issand, täname, et sa oled öelnud, et me võime julgelt deklareerida sinu sõna. Sinust sõnas on vägi ja meelevald. Ja sellepärast ma teie julgusega tänan sind, issand, et kirjutatud on, et annad meile külluslikult tagasi raputatud, täidetud, korraliku korvitäie. Halleluja. Las see olla meie osa ja meie saak sinu käest, issand. Sest meie oma südamega usume ja suuga tunnistame, et sinu heldus kestab igavesti ja et sinu tahe meie suhtes on hea. Sa oled ütlema nõus minuga koos. Sinu heldus kestab igavesti. Ja sinu tahe minu suhtes on hea. Sinu vaim hingab minu peal ja täidab mind. Ja mina hingan sinu vaimus. Halleluja, halleluja, amen, amen, amen. Jah. Ma ei tea, kas me ütleme õnnistussõnad või see vist läheb pärast pikale, kui kõik saavad seda ootama. Anna mulle see piibel sealt, ole hea. Ma ütlen ka õnnistussõnad maha. Ja siis hakkame palvetama. Then we start to pray. I say blessings. Yeah. What? Yeah, you're going to pray now. Yeah. I say blessing word just to receive. We finish the big part and then we go to pray. Please, yeah. Nii, nagu me siin majas räägime, võta need sõnad vastu, tõmba nad endasse, et nad ei põrkuks siia mulle tagasi. Mõnikord inimesed nagu ei võta neid ja nad teevad nagu kuskile õhku ja see on väga kurb. Ma olen kogenud
mu sõnad, mis tulevad teieni, ei lähe kuskile. Sellepärast ava ennast. Need ei ole minu sõnad, need on sõnad, mis Jumal on andnud 4000 aastat tagasi Moosesele kuskil seal kalju pealt juba. Ja siiamaani neid öeldakse, sellepärast siin on meile eluks vajalik. Siin on meie õnnistuse osa, kaitse osa, tema palge valgus ehk soosing, arm ja tema rahu. Niisiis, võta siit, tõsta käed ja võta vastu. Issand, õnnistagu sind ja Issand, hoiku sind. Ta lasku oma pale paista sinu peale ja ta olgu sulle armuline. Ta tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Jeesuse nimel kõik ütlevad 3 korda. Amen, 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 halleluja. Praise be the name of the Lord, halleluja.